tere jälle! Loodan, et suutsid harjutada parempidi silmasid ja pahempidi silmasid ja nüüd on need sul täiesti selged, et saan rääkida mingit uut asja. Ja nüüd ma mõtlesingi, et kuna parempidised ja pahempidised silmad on sul hästi selged, et siis võiks ju neid hakata ühe rea peal tegema ja kududa näiteks sooniku. Soonik on see, mis käib kampsunite all ääres ja mütside ääres ja kinnaste ääres on soonikud. Soonik on selline kude, mis tõmbab natukene kokku ja hoiab hästi ümber. Aga selleks siis võtame jälle vardad ja võtame jälle lõnga ja loon ülesse näiteks 22 silma, sest kui me teeme soonikud 2 parempidi, 2 pahempidi koome, siis peab olema paaris arv silmasid. Ja kuidas see alustamine siis oli? Lõng niimoodi sõrmede peale. Esimese silma lükkan siit alla, pöidla juurest ja sõrme juurest tõmban siit läbi. Ja nüüd on vaja näha seda, et kui ma esimest silma teen, siis siia moodustub 2 silma tuleb varda peale. Edasi tuleb ikka ühe kaupa, aga alguses tuleb 2 silma. Ja ma pidin 22 neid tegema, 2 on siis tehtud. Teeme siit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 22. Ja 22 just sellepärast, et siis jääb, et samamoodi samasugused silmad nagu ma alustan, siis ma ka lõpetan sellistega. Et alustan siin 2 parempidisega ja kui on 22 silma tehtud, siis lõpetan ka parempidistega. Kui teeks 20, siis jääks 2 pahempidist. Aga ilus on alustada ja lõpetada ühtemoodi. Nii, nüüd on siis siin 20 silma varda peal ja tuleb siis hakata kuduma soonikut. Kudumine on siis selline, et 2 parempidi silma ja 2 pahempidi silma tuleb kududa. Kõigepealt siis 2 parempidi. Nii nagu parempidi silma hakkas. 1 ja 2. 2 on parempidi kootud. Nüüd toon lõnga varda ette siia ja teen 2 pahempidi silma. Kui ma lõnga siia ette ei tooks, vaid teeks niimoodi, siis mul tuleb siia 1 silm juurde. 1 õhksilm, nagu teda nimetatakse. Ma nüüd toon varda ette lõnga ja teen 2 silma pahempidi. Nii, viin lõnga varda taha ja 2 silma parempidi. Lõng jälle varda ette, 2 silma pahempidi.
lõng varda taha ja 2 silma parempidi. Lõng varda ette, 2 silma pahempidi. Lõng varda taha ja 2 silma parempidi. Lõng varda ette ja 2 silma pahempidi. Lõng varda taha ja 2 silma parempidi. Lõng varda ette ja 2 silma pahempidi. Lõng varda taha ja 2 silma parempidi. Nüüd lõppes 2 viimast olid 2 parempidi. Ja soonik on selline, et kui ma siin, need silmad, ma siinpool kudusin parempidi, pean ma tööd teiselt poolt, kui ma tagasi koon, siis siin ma pean need silmad pahempidi kuduma. Ühesõnaga, kui siin praegu sellel real, mis ma tegin, 2 viimast silma oli parempidi, siis nüüd tagasi real teen need 2 silma, esimest silma kohe pahempidi. Pahempidi silm oli siis ülevalt alla, niimoodi panen lõnga. Nii, teen 2 pahempidi silma. 2 pahempidi silma, viin lõnga taha, kuhu ma ennem tegin pahempidi, nüüd koon siin parempidi. 2 pahempidi. Lõng varda taha, 2 parempidi. 2 pahempidi ja 2 parempidi. 2 pahempidi ja 2 parempidi. 2 pahempidi ja 2 parempidi. Ja lõpetan 2 pahempidise silmaga. Nii, 2 pahempidi. Keeran töö. Lõpetasin 2 pahempidise silmaga, mis tähendab, et nüüd ma alustan 2 parempidise silmaga. On siis 1 parempidi ja teine parempidi. 1 pahempidi ja teine pahempidi. Viin lõnga taha, 2 parempidi. Toon lõnga ette, 2 pahempidi. Lõng varda taha, 2 parempidi. Lõng varda ette, 2 pahempidi. Lõng varda taha, 2 parempidi. Lõng varda ette, 2 pahempidi. Lõng varda taha, 2 parempidi. Lõng varda ette, 2 pahempidi. Ja lõpetan jälle 2 parempidise silmaga. Nii. Ja nii saabki tehtud. Nüüd, kus ennem lõpetasin 2 parempidisega, nüüd siin samas teen 2 silma pahempidi. Alustan siis 2 pahempidise silmaga. Lõng varda taha, 2 parempidi. Varda ette, 2 pahempidi, parempidi ja pahempidi. Ja nüüd siis tänaseks ma rohkem midagi ei räägigi. Teeme seda soonikut, harjuta lõngade silmade üles loomist vardale,
harjuta ikka parempidised ja pahempidised silmasid, et need tugevad ühesugused tuleksid, et üks silm ei oleks lõdvem kui teine ja harjuta soonikut. Sellepärast, kui need asjad on kõik selged, ilusti, siis võtame midagi suuremat ette. Aga siin siis soonik. Praegu on vaja harjutada soonikut, et saaks midagi suuremat tegema hakata, sellepärast et äär peab olema ilusti tugev. Soonik siis alustan jälle. See on nüüd see pool, kus 2 parempidist alguses on. 1, 2 parempidist, 2 pahempidist, 2 parempidist, 2 pahempidist, 2 silma parempidi, 2 silma pahempidi, 2 silma parempidi, 2 silma pahempidi, parempidi, pahempidi ja lõpetan 2 parempidise silmaga. Nii. Keeran töö teistpidi. Siin, kus ennem oli pahempidi või parempidi, lõpetasin. Nüüd hakkan siin tegema pahempidi. 1, 2 pahempidi, 2 parempidi, 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 2 pahempidi. Lõpetan 2 pahempidise silmaga. See tähendab, et keeran töö ringi ja siitpoolt alustan 2 parempidisega. 2 silma parempidi, 2 silma pahempidi. Aga lõnga katsuvad ka pingutada, et ei jääks kuskile vahesid, et kõik silmad oleksid ühe tugevused. Kui ei saa näpu peal lõnga hoitud, siis võid lõnga lihtsalt niisama ka üle tõsta. Ja tõstad lõnga üle. Mina ei oska niimoodi. Pahempidi, 2 parempidi, 2 pahempidi ja 2 parempidi ja jälle 2 pahempidi ja lõpetan 2 parempidise silmaga. Ja nüüd see on soonik, siis ta jääbki, sellepärast ta nimi ongi, et ta on nagu soonik, tõmbab kokku. Ja kokku näha jäävad parempidised silmad, pahempidised kaovad siinpool nagu ära ja siinpool samuti. Selline tunne nagu pahempidised silmasid ei olekski, aga tegelikult need ikkagi on siin vahel olemas. Need ei ole kuskile kadunud. Aga nüüd siis harjuta parempidist kude ja pahempidised silmasid harjuta. Ja harjuta seda soonikut kududa ja silmi üles luua. Sellepärast, et järgmiseks tunniks on mul juba midagi suuremat plaanis. Sinuga koos teha siin. Ja sellepärast ma soovitaksin sulle varuda mitte villast lõnga, vaid kas puuvillast või siis sünteetilist, mis ei jääks naha vastu hõõruma ja jääks nahka sügelema, sest villane lõng ajab naha sügelemata naha vastasem. Ja siis lõngale
vastavad ka vardad, mis selle lõnga numbrile sobib. ja oleks kui pikemad natukene, mitte nii lühikesed. aga seda vaatab järgmine kord. aga nüüd siis harjuta ilusti seda, mida me juba õppinud oleme, 2 korraga parempidi, pahempidi ja nüüd see soonik, kus on parempidised ja pahempidised vaheldumisi kootud vardele. Tšau!